Tere! Oleme täna Sügavaru põldudel ja külvame otra. No külvaja valisime, pigem oligi see, et me ootasime need vihmad ära ja ootasime, et mulla temperatuur tõuseks kõrgemale, et ei hakanud siin varem külvama, et pigem mulla temperatuuri järgi siis, et miks oluline on. See on nüüd seemne kasvule, seemne idaneks. Külvi sügavust valime, mulla niiskust võtame kõvasti arvesse, et seda saaks ikkagi sinna niiskesse mulda, mitte sinna kuiva tuha sisse ei jääks. Et pigem valisime selle järgi, et ja kuskil 2-3 sentimeetrit, jah, külvi sügavus. Kui kuiv muld on, siis läheb sügavamale ja nii ta on, et sügisel sügavkobestiga kobestasime maa ära ja kevadel käisime randaaliga üle põllu. Tegemist on siis kombikülvikuga. Kombikülvik siis viib ühteaegu mulda siis väetise kui seemne. Et antud juhul siin panemegi siis lämmastikväetist ja odraseemet. Sügavkobesti piid on siis mullastiku kobestamiseks siin. Et vastavalt siis vajadusele paneme sügavuse paika. Need kettad siis tasandavad selle pinna ära. Bakkerirull siis surub kinni selle mullastiku uuesti ja siis on seemendid. Et seemenditega viiakse siis mulda seeme. Surverullidega tihendatakse siis see pind ära, et ta ikkagi fikseeriks sinna maapinda ja siis on piid tagumised, mis siis teevad viimase sihukese kobestamise või silumised. Siit siis nende torude kaudu siis tuleb väetis. Väetis saab siis reguleerida kas pii taha mulla sisse kahe kõrguse peale, nii-öelda, et üks osa siis mulda, teine siis pinna peale. Ja kolmas variant on siis ainult pinna peale, et meie praegu siis laotame ainult pinna peale selle väetise. Ja taga on siis teraviljaseemne siis dosaator ja sealt siis juhitakse siis seemenditesse see teravili. Külvajal ega selles mõttes ei olegi midagi vaja reguleerida, et seemnekogused, väetsekogused kalibreerid alustades välja, vajadusel kontrollid, et kõik jookseb ühtlaselt, toimib ja sügavused paned ka alguses kohe paika, et ega ei olegi siin, töökäigus ei ole siin vaja erilist midagi muuta. Kui vastavalt mullastikule muidugi, kui on vajadus, aga muud ei ole. Kui on head tingimused, siis 50 hektarit päevas külvan ära korraga. Aga see täitsa oleneb. Oleneb, kui suured põllud on ja kuidas seemned ette tuuakse ja kõik sihuke asi. Traditsioonilise künnipõhise mulla harimise tehnoloogia puhul saab kevadel külvata pärast seda, kui on tehtud sügiskünd ning kevadine mulla harimine. Sügiskünni võib asendada sügavkobestusega. Seeme peab sattuma mulda õigele sügavusele. Teraviljade külvi optimaalne sügavus on olenevalt mulla lõimisest 2–5 sentimeetrit.
sügavale sattunud seeme kasutab liigselt energiat mulla pinnale jõudmiseks, taim jääb nõrgaks ning saak võib seetõttu olla väiksem. Pinna lähedale külvatud seeme aga võib tuule ja päikese käes kuivada. Tulemuseks on ebaühtlane tärkamine. Koos teraviljakülviga saab teha külviaegse väetamise. Kahe tegevuse ühitamisega vähendame masinate mõju mulla tihenemisele. Kombikülviku külvisepunker on jagatud kaheks, kus ühel pool on väetis ja teisel pool on seeme. Külviku seemendid peavad olema reguleeritud nii, et väetis satub 1–2 sentimeetrit sügavamale kui seeme. See tagab taime varustatuse toitainetega kohe, kui seeme on hakanud idanema ning juured on jõudnud väetiseni. Külvieelse harimisega on tähtis purustada tihke mullakiht. Põld peaks olema kultiveeritud sügavusega mitte üle 5 sentimeetri, sest muidu on raske tagada ühtlast külvisügavust. Struktuurne ja poorne muld tagab hea vee- ja õhurežiimi, mis on vajalik toitainete kättesaamiseks ja taime juurte normaalseks kasvuks. Libistamine aitab vältida mulla liigset kuivamist ja tasandab külvialust pinda. Oluline aspekt külvi puhul on külvise norm, mis on aluseks taimiku soovitud tiheduse kujunemisele. Külvise normi all mõeldakse pinnaühikule külvatavat seemne hulka. Seda võib arvestada idanemisvõimeliste seemnete arvuna või ka kaaluühikutes. Külvise norm sõltub nii külvatavast liigist, külviajast kui ka mulla viljakusest. Külvise normi arvestamiseks kilogrammide sektori kohta on vaja teada seemne 1000 tera massi, puhtust ja idanevust.